Ma arvan, et seal on palju väärtusi, eriti meie sellises keskkonnas, nii nagu see Eestis on, et selline usuline haridus ja usuline kasvatus on olnud inimestel tänapäevaks juba nii lünklikud, et koguduse täiskasvanuõppel on kindlasti selline elementaarse usulise hariduse andmise koht. Teisalt on ta võimalus igasuguseks vabahariduslikuks tegevuseks, inimeste kokkutoomiseks, klubiliseks tegevuseks. Ja minu jaoks isiklikult on ikkagi hästi oluline ka see, et täiskasvanuõppe koguduses ei ole mitte ainult haridustegevus või kasvatustegevus, vaid on ka hingehoiutegevus. Et nendes õppeprotsessides ja selles koos oldud ajas sünnib kogudus palju tugevamana sageli kui ainult pühapäeviti või siis mingisugustel teatud üritustel osaledes, aga et midagi koos tehes, midagi koos kogedes või midagi koos teada saades on sellel osadusel ka hoopis teistsugune vägi sees. Et see on hästi oluline. Mida ma ei ole suutnud iseenda jaoks veel, vähemalt meie koguduses ära seletada või ära selgitada, on see, et kust maalt tegelikult täiskasvanuõppe koguduses algab. Sest et me oleme ju olukorras, kus meil on seal koguduses 15-16 aastased, kes tulevad leeri, ja siis on mul seal samas kõrval ka 80 aastased, kes tulevad leeri. Ja siis on meil seal ikkagi suhteliselt suur protsent neid inimesi, kes on tulnud kiriku juurde 90. aastatel ja jäänud, ehk siis, ütleme siis 20-25 aastase sellise koguduse kogemusega inimesed. Või siis need inimesed, kelle seotus kogudusega on olnud täpselt nii napp, et nad on kogu aeg olnud seal kusagil serva peal seisjad. Ja kui ma siis kuulen seda, kui suur on ikkagi see nii-öelda alushariduse vajadus, siis mõnikord mulle tundub, et minu igasugune eesmärgistatud tegevus koguduse sellises täiskasvanuõppes kulubki sellise alushariduse peale ära. See on täpselt selline alusharidus, et seda ma ka ei tahaks, et mulle ikkagi meeldiks, et seal oleks palju erinevaid aspekte, et ideaalis on see hingehoidlik ja osaduslik aspekt ja kogukonda üles ehitav aspekt ja vabahariduslik, et tuleksid kokku erinevad inimesed ja lõpuks muidugi haridus ei jookse mööda külge maha.